Ja nüüd avavile kõlanud Kristjan-Erik Lääne vilistab selle kohtumise alanuks 10 Markus Poom, paremal äärel number 9 kapteni paela kandev Rauno Alliku ja vasakul number 7 Danil Kuraksin ning eesrünnakul number 11 Rauno Sappinen. Kui siit ka Flora esimene tulemine ja sealt tuleb niimoodi, et tuleb minuti ja 20 sekundiga Danil Kuraksini jalast 1-0. Tundub, et üllatas kõiki, ennekõike loomulikult Karl-Romet Nõmme. Täna on mingisugune kiirete väravate päev. Teisel minutil löödi Tartus, teisel minutil käis pall väravas ka sammuga sealt. Tuli ja jõudis. Oi, kus siin nüüd paha eksimus ja siin mängitakse veel edasi. Kuressaarel šans, pall on lahti endiselt. Pusimine karistusalas. Terapall värava ette ja selle saab nüüd Nõmm kätte. Aga saadi hakkama. Siin on nüüd kas ka löögikohta juba täitsa. On löögikohta ja nüüd peab Nõmm tegema tõrje. Uuesti pall värava ette. Siin varasemad mehed ära minna, kõik need spetsialistid. Ja siis tulevad jälle uued. Terapall ja see oli nüüd lausa peale löök. Veel paremale. Alliku Hussar läheb jälle. See Hussar üle jooks, see küll toidab kogu aeg ja kuidas nüüd siit Flora ära ei löö teist 4 karistusalas, mängitakse äär peale. Tuleb ka tsenderdus ja tuleb päris hästi see tsenderdus ning tuleb ka pealöök. Kohe kiirelt liini taha ja sealt nüüd mängitakse Sappinen, aga lööb Sappinen mööda selle palli. Vaatame, kas on seda varsti näha. Tsenderdus selgelt tugev ja siit on 2. Siit on 2, esimene pall tundus tugev, aga mängitakse värava ette tagasi ja Rauno Sappinen 60. minutil 2-0. See natuke oli õhus viimastel minutitel ja siit see tuleb. Rauno Alliku oma katkese ninaga tundub, et saab sealt ka värava eeltöö kirja. Aga see... Ja kolmas. Markus Poom. No näha on, et Stamford Bridge'ilt on teatud väravatähistused ka külge jäänud ikkagi, mitte ainult värava löömise oskus. Et meil ei ole siin... Oi, kui siit tuleb 4. ka veel. Siit tuleb 4. ka veel ning Sander Alamaa saab siit värava kirja ja Sander Alamaale peaks see olema Premium-liigas esimene värav. Kui minu spikrid ei valeta. Nii et 77. minutisse see jäi. 7 on. Usuks, et jäetakse Kali Mullinile. Ise teenis, ise saab lüüa ja lööb hästi, aga Nõmm on ka valmis ja Vilega. Mängitakse lahti. No ikkagi Kali Mullin võtab nüüd suuna kohe värava ette ja sealt tuleb ja tulebki 5. Ja tulebki 5 ja Nikita Kalmõkov on mees, kes lööb Premium-liigas värava. Nii et ikkagi Kalmõkov. Ja nüüd on ka kõik. See jäigi mängu sisuliselt viimaseks löögiks keskelt pallmängu ja ei enamat. Flora 5, Kuressaare 0. Seekord sedapidi. Martin Pojunurm 0-5. Täna tablool, oleme ausad, mäng tegelikult oli kõvasti tasavägisem, vähemalt esimesel poolel, aga teise poole alguses, aga võib vist öelda, et need 2 väravat 5 minuti sees, need teid täna murdsid. Tõepoolest, et tee, mis plaanid teed, esimene minut pannakse üle jala taha ristnurka, lihtsalt kohutav ebaõnn meil, suurepärane õnn nendele sünnipäeval, et väga keeruline algus, kohanesime, endal seal suurepärased võimalused, võeti seal viimane vend maha, Kleebil suurepärane võimalus, ei löönud 1-1 ära, teise poole algus oli eesmärk mängus püsida, veerandtundi oli täitsa okei, plaanipäraselt, aga siis kahjuks Sapi ja seal mingi asi veel ja siis 0-3 pealt juba lõpus tuleme natukene nagu viimase poole tunniga ei saa kohe üldse rahul jääda, et seal mingid vennad ei jätnud kõike endast platsile, et tuleb kõvasti siit õppida, aga oli ka positiivseid märke, mida saame siit võtta ja tõepoolest, et see 0-5
tunne ei ole niisugune, et oli 0-5, et lõpuks läks seis käest ära, aga olime mängus sees, ei kasutanud ise oma võimalusi ära ja siis mängu lõpus siit on kõvasti õppetunde. Kuidagi see hooaeg kipubki teil nagu vist nii olema, kui me nüüd vaatame neid 2 kodumängu ka näiteks, et õnn ka ei naerata kohe kuidagi. Ja see on hooaja algus, nagu kohtunikud ütlevad, et eksimused hooaja peale nullivad ennast ära, plussid-miinused, et usun, et samamoodi jalgpallis ka. Et see XG on ikkagi, on täitsa päris asi, et küll hakkab meil ka need sisse kukkuma ja võib-olla vastased ei tsenderda ristnurka nüüd lähiajal, et sellepärast ei muretse ja küll hakkavad need võidud ka tulema, kui õigeid asju teeme. Suures plaanis saite nüüd lihvida ka natukene siin koondise pausi ajal. Sander Posti ideed, tunned sa hakkavad meeskonnani jõudma või on juba jõudnud? Ma arvan, et on juba jõudnud, et kui vaatame ja analüüsime ka, et hakkame aru saama, aga siin-seal sellised otsustavatel hetkedel mingi fookus ja detailid on, millega peame veel parandama, aga muidu meeskond on ideed omaks võtnud, treeningutel käib väga hea töö, treeningute kvaliteet suurepärane, et töötame. Selge, aitäh sulle ja jõudu! Ja vaatame, kas Flora Leerist ka jõuab Danil Kuraksin väga sobivalt just meieni. Danil, palju õnne! Aitäh! Sünnipäevale vääriline mäng, 35 ja sinna otsa 5 ja 0 sobib väga hästi teile. Ja ma arvan, väga hästi sobib, alustasime mängu hästi, lõime kiire värava ja siis kontrollisime mängu ja siis oleks võinud veel rohkem lüüa, aga 5 piisab ja tegime hea kingituse klubile. Räägi sellest esimesest väravast natukene, kas oli seal kaitserikošett vahel? Sa vist päris sinna ei tahtnud lüüa, kui see pall läks? No ja sain oma poolel palli, siis tegin 1-1 ja tahtsin tegelikult tsenderdusse panna kästi, aga läks natuke üle jala aga lõpuks pall on võrgus ja see on kõige tähtsam. Võtad vastu? Jah. Siis 1-0 püsis pikalt, teisel poolajal suutsite lõpuks ikkagi oma paremuse maksma panna. Sul endal ka täna vist palju sul tuli? Värav, 2 väravasöötu, veel 1 eeltöö nii-öelda, et võid ka isiklikus plaanis väga rahule jääda? Ja isiklikus plaanis muidugi olen rahul ja püsis 1-0 päris kaua, aga teisel poolel juba Kuressaare hakkas natuke väsima ja siis me kasutasime selle hästi ära ja lõpuks lõimegi need väravad. Teist mängu järjest juba, kus teil väravaid tuleb omajagu, eelmises mängus enne koondise pausi 4, nüüd 5, olete oma rünnaku jooksma saanud päris hästi? Ja oleme enesekindlalt rünnakul ja kõige tähtsam, et taga püsib 0, pressime hästi ja jookseme palju meetreid, et selline tulemus tuleks. 2 täiesti uut meest ka täna väravalööjate nimekirjas. Tunned sa, et palju on sellest räägitud, et teil on selline tugev algkoosseis, aga pink noori täis, et noored suruvad ka igapäevaselt trennides nagu ka sind ja teisi kõvasti tagant? Ei, no noored on muidugi väga tublid, et täna Sander Alamaa ja Nikita Kalmõikov debüütväravad, olen nende üle väga õnnelik ja soovin neile edu, et järgmisteks mängudeks paneks samamoodi edasi. Teil tulevad nüüd, iga mäng on muidugi oluline, aga päris suured mängud, suured vastased ka. Kuidas valmis olete selleks? No ikka ma arvan, oleme hästi valmis, peame nüüd tegema päris kõvasti trenni, et järgmine mäng on meil Nõmme Kaljuga, kui ma ei eksi, ja siis seal tuleb päris raske mäng Hiiul. Aga kui mängime samamoodi, sama enesekindlalt, siis võib ka positiivne tulemus meile tulla. Nüüd on natukene aega sünnipäevaga pidada? Jah, muidugi. Aitäh sulle ja jõudu! Suured tänud!